tere, head sõbrad. Mart ja siinpool ja meil on täna külas Anu siin Tartu korteris. Ja kuna meil see nädal ja see kuu, isegi veel pikemalt, see kuu on keha teema grupisessioonides, siis me vaatame erinevate nurkade alt, mis on sellised levinud stressid seoses kehaga, enda keha armastamine või keha muutmine, üldse suhe kehaga. Ja siis mõtlesime, et räägime Anuga, kuna Anu on suhteliselt hiljuti teinud päris suure transformatsiooni seoses kehaga. On jaganud, me oleme uudiskirjas jagasime pilti ka enne ja pärast. Anu enne ja Anu pärast nii-öelda. Et siis mõtlesime, et räägime üleüldse transformatsioonist ja võib-olla siis räägime keha transformatsioonist. Ma sissejuhatuseks natuke tutvustame ka. Anu on muidugi kuulust, võib-olla ei vajagi tutvustust. Aga millegi täna tegeled, Anu? Tere ka minu poolt. Mina täna tegelen valdavalt inimeste energiate käivitamisega. Ehk kui on kehades energiablokeeringu, siis ma lükkan nad käima. Mis tehnikat sa kasutad? Kui inimesed tulevad sinu juurde, mis juhtub? Mis juhtub? See individuaalselt tulevad. Individuaalselt tulevad, vahest tulevad ka mitmekesi, aga üldiselt ma tegelen individuaalselt ja juhtub see, et vaatan, testin keha üle. Okei, ma tulen sinu juurde, ma saan aru, et sa liigud ringi, täna sa Tartus, homme oled Pärnus, ülehomme kuskil mujal. Ülehomme Tallinnas. Et kui ma tulen sinu juurde kabinetti, mis sa siis teed minuga? Siis ma panen su pikali massaaži laua peale ja võtan su kannad pihku ja vaatan, mida räägivad kanna all olevad ekraanid sinu kehast. Ja siis sa saad esimese mingi info. Ja siis ma saan esimese info, et mis sul seal toimub ja kus on sul seal kinni midagi ja siis hakkame liikuma, et kas liigume füüsilist keha pidi või liigume siis juba mentaalset pidi. Mis tööriistu sa kasutad? Ma saan oma käsi kasutad. Oma käsi kasutad, oma tundeid kasutad, oma andureid, tajusid. Aga mis meetodid sa kasutad või mis sa teed seal? Ma saan aru, et sa mudid midagi keha tasandil. Ja, et võib-olla siis nii palju, et ma olen, mu tööriistakastis on idamaade meditsiin, konstellatsioon ja hologrammi meetod. Ja siis sa vaatad, mida sa täna tööriistakastist välja võtad ja kui palju sa midagi kasutad. Ja vahepeal on vaja ka teha keha peal konstellatsiooni või massaaži laua peal hologrammi. Väga põnev. Nii, aga räägime transformatsioonist. Mis transformatsiooni kogemusi sul endal on isiklikult? Mis sa, kui sa mõtled tagasi, kõigil on oma mingi vaimne tee. Et isegi kui inimene tegeleb vaimsusega, ta on ikka vaimne tee, et selline vaimne küpsemine, täiskasvanumaks saamine, mis sinu sellised vaimsed verstapostid on olnud või transformatsioonid, kus on enne seda ma olen ikka natuke just kui teistsugune peale seda sündmust või peale seda asja. Võib-olla siin on üks märksõna on see, kui mul tütar tuli koju, kes teises klassis äkki ja räägib, et pidime täna koolis rääkima oma eeskujudest ja ma ütlesin, minu suurimaks eeskujuks on minu ema. Tütar ütles nagu sinu kohta? Ja, koolis. Ja kui tütar mulle seda rääkis, ma mõtlesin, aga kuidas ma saan eeskuju olla, kui ma päriselt mitte midagi ei tee. Ja see oli minu jaoks selline tohutu tõuge hakata tegutsema. Aga mis see tähendab sinu jaoks tegutsema? Siis ma läksin ülikooli. Hakkasin õppima. Kuidas ma saan olla tütrele eeskuju, kui mul pole haridustki. Ja hakkasin ise endaga tegelema. Läksin ülikooli, lõpetasin ülikooli. Et see oli selline üks totaalne tõuge minu arengus. Mis sul veel on selliseid hetki olnud? Meenub sul veel selliseid, kus
vundamenti raputati sellisel moel, nagu sa ütlesid praegu. Ja siis raputati läbi natukene uued vaatenurgad. Üks koht on see, kus ma sain aru, et nüüd on aeg astuda sellisest, kuidas ma nüüd ütlen, 3D reaalsust on natuke halvasti öeldud, on ju. Süsteemsest süsteemide poolt loodud elust välja. Et see oli teine raputus, kus ma võtsin vastu otsuse, aitab. Nüüd ma võin ka teisiti ja ma julgen teisiti elada. Tavaliselt käib inimesel mingi, kuidas öelda, mingi kriis tekib. Jaa, mul oli totaalne tervisekriis. Tervisekriis on, jaa, et arstid ei leidnud enam abinõusid, et mis mul viga on. Ja siis hakkasid ise otsima, mis mul viga on. Jah. Meil selgus tõsiasi, et polnudki midagi viga. Ma oli töölt ära tulla, sest ma sain ootamatult terveks, kui ma olin lahkumisavalduse kirjutanud. Ja viimane tööpäev oli ära olnud. Ja peale seda olin terve. Päris huvitav on. Jaa, et ma julgesin võtta vastu oma hingede. Et siis keha tundis ennast nii halvasti sellel teel, et tundus, et sa oled täitsa haige. Ja nii kui valisid uue tee, kehadus, okei. Jaa, et me võime nüüd edasi tüürida ja siis ma läksingi õppima Idamaad ja meditsiini. Nii, aga räägi, Anu, kuidas on sul suhe enda kehaga? Ajalugu, sina ja sinu keha, mis on selle ajalugu? Mina ja minu keha, ma olen oma keha kogu aeg kaasas kandnud ja ma olen oma keha hästi toitnud. Ehk siis ma olen olnud viimased aastad, võib öelda, väga ülekaaluline. Ja kui me eelmisel kursusel, hologrammi kursusel, kus ma eelmine nädal käisin, rääkis Marti kogu aeg, et kehakaal, minu keha, ma mõnikord läksin täitsa närvi sellest. Mis teema, miks peab mingit keha teemat üldse rääkima, et ma ei näinud probleemi. Kuni siis ükskord me mingis kursuse raames tegime harjutuse minu keha. Ja ilmselt lükkas see mingisuguse jäämäe seal liikuma. Et ma hakkasin... See tuli nagu tähelepanusse kuidagi? Ja, tuli tähelepanusse ja ma võtsin fookusesse, et minul on optimaalne kehakaal. Vastavalt minu vanusele ja kõigele muule, sest ei taha ju kehakaalu kaotada ja kaotades tervist või ma ei tea, mida veel. Et tegelikult võtsin siis nii, et esmakordselt hakkasin vaatama oma keha. Ja suvel läksin perearsti juurde, et lasta teha kõik analüüsid ja aru saada, kust on tulnud mulle kehakaal, ehk ma julgesin isegi vaadata sellele probleemile otsa. Ja kui sügisel lasin veel 3 hologrammi seanssi teha ja ainult võtsin fookuseks kehakaal. Ja erinevatel inimestel lasin teha, et tuleks välja erinevad eriti palju vaatenurki. Ja eri aspektid, et oleks näha, et mis on seal taga peidus. Ja, no ütleme, kehaga on ju, see on nagu universum omaette see keha. No, et kui nagu hakata mõtlema, mida ma olen kogenud kehaga kõik, et otsene asi on näiteks, ma ei tea, füüsiline karistamine, kui lapsevanem karistab või keegi, kes hooldab, et siis me ei tunne, et me saame oma keha juhtida või leebemad variandid, ma ei tea, kehaline kasvatus või mingid meditsiiniprotseduurid, mis tekitavad selle, et keegi teeb mu kehaga midagi, ma ise ei saa midagi teha. Või kui me söögist räägime, meie isad, emad, kuidas sinu isa, ema rääksid söögist? Et kas peab taldriku tühjaks sööma või... Ikka taldrik tuli tühjaks süüa ja tegelikult, kui rääkida toidust, siis toitumine oli hästi ühekülgne. See harjumus ka, kuidas süüa? Kuidas süüa ja tavaliselt ja koolis oli vaja ju kiiresti süüa.
ehk me kugistasime seda toitu alla niimoodi 5 minutiga, sa pidid ju söönuks saama. Nojah, 20 minti ja ruttu joostes sööklasse ja lõkk ja siis joostes tagasi. Ja lisaks sellele, et mis seal toidulaual oli, on ju. Ja kuidas see kokku oli pandud, mis asjad seal olid. Ja ma mõtlen ise ka, ma mäletan Orissares, kus ma õppisin, siis seal söökla oli veel eraldi maja, siis nagu lasti nagu loomakarigi lahti, siis kõik jooksid isades söökla poole. Et ja tuli jah ruttu süüa, selline ärevus, et kas ma jõuan ära söödud ja kas ma jõuan tundi tagasi. Ja sest kui ma tundi tagasi ei jõua, siis ma saan ju märkuse ja nii edasi. Ja hirmud, mis selle kõigega kaasnesid. Ja kodus ka, et kui on alati teatud tüüpi toidud on laual, siis me just kui oleme harjunud, et neid tulekski süüa kogu aeg. Et siis ei tule selle pealegi, et liha võiks ju süüa koos salatiga, ei peagi alati kartul olema näiteks või mingid muud kooslused. Õnneks mul oli vanaema oli kokk ja vanaema ütles alati, et ma olen taimtoitlane, aga mul selle taimtoidu juurde vaja korralik lihakärnsakas. Ehk siis salat oli alati laua peal. Aga sellest on vähe abi, ja nüüd sellest kehakaalust ka, et ma kuulsin väga tihti, kui öeldi, et sa oled ülekaaluline, järelikult sul on vaja süüa vähem. Et liiga palju läheb suus sisse. Ja liikuda rohkem. Ja kodus me vaatasime, et kuidas on võimalik, et ma liigun piisavalt palju, olen piisavalt aktiivne. Sa oled ju kõik looduses ja sa oled looduskiid. Ma olen looduskiid, jah. Sa käid päris suuri vahemaid. Ja ma käin päris palju, ja päris palju, kui giid ei ole, siis massaaži laua äärest teen ka füüsilist tööd. See on ju füüsiline täiesti. Nii, et ma olen füüsiliselt aktiivne, aga mingi point pidi olema. Mis sina avastad, mis sinu point on, sest ma saan aru, et need pointid on individuaalsed. Siin ei saa kõigile ühtemoodi soovitusi. Ei, minu jaoks oli see, ma sõin liiga vähe ja magasin ja puhkasin liiga vähe. Ehk siis ma hakkasin rohkem sööma ja rohkem puhkama. Tundub nagu talupoja loogika, et vastupidi ju. Just täpselt ja siis ma testisin ka, et küsisin inimeste käest, et mis sa arvad, mis siis mõjub. Ei, pead ikka rohkem liikuma ja vähem sööma. Ja siis ma ütlesin, aga igaühele see ei pruugi nii mõjuda. Mõnele võib-olla ta mõjub. Jah, mõnele mõjub, aga me olemegi kõik nii individuaalselt. Täpselt see, mis meil seal alateadvuses peidus on. Kuna minul oli see, et tuligi välja, et seal on ellujäämismudel all, et kõik toit, mis söögi kontekstis. Ja söögi kontekstis, et kõik toit, mida sisse tuleb süüa, kõik tuleb talletada, sest ei tea, mis homme saab. Okei, et see nagu nendest holograafilistes sessioonides sa avastasid need hirmumustrid. Ja nendest ma läksin siis füüsilisse maailma ja hakkasin läbi füüsilise tegevuse neile otsima lahendusi. Mis tunne see oli, kui sa märkasid, et ma leidsin mingi võtme, see töötab? See oli hea tunne. Et tänaseks ma võin öelda, et kui ma augustis alustasin või juuli keskpaigas, sellest on möödus 5 kuud. Või isegi 5-6 kuud. On läinud maha 11 kilo. Ja kogu kehalt 53 sentimeetrit. See on transformatsioon. Absoluutselt, jah. Keha kontekstis. Aga kuidas, ühesõnaga, sa tegid sessioone, aga sa tegid ka nii-öelda mitte ainult sessioone, vaid sa said ka mingi info, otsima infot, kuidas mida teha igapäevaelus midagi. Ja ma sain sessioonilt nii kui selle mingisuguse lahenduse, aga sessioon ei lahenda olukorda, sessioon annab sulle võtme ja sina pead ise selle ukse leidma, mida avada. Ja muutsin oma toitumist, muutsin oma liikumist, ehk siis hakkasin rohkem puhkama, hakkasin rohkem magama, et vähem tööd tegema.
tundub, et see on ka üks suur võti, vähem natuke tööd teha. Ja, et rohkem laisklema hakkasin, lubama endal moljutada. Ja, et lubada endal lõdvestuda ja lubada endal olla. Ja lisaks sellele läksin kehastuudiosse, kus lükkasime erinevate masinatega keha tööle. Ehk kui need seisangud on seal olnud aastakümneid, siis ei hakka ta niisama ise enam tööle, vaid on vaja tehnikat. Kas sul on mingid sellised, ma ei tea, osadel inimestel on mingid oma rituaalid, mis nad tahavad iga päev teha või mida on vähemalt regulaarselt teha, kes käib jääaugus, kes loeb hommikul raamatut, kes, ma ei tea, kas sul on ka mingi oma selline, need asjad ma tahan päevas ära teha või iga nädal ära teha? Ma joon teed. Teed? Ja, mul on hommikused teerituaalid. Kuidas see välja näeb? Kirjelda seda. Sinu teerituaal. On see lihtsalt, et sa jood või sul käib veel midagi sinna juurde? Pigem teen omale tassi teed ja siis ma vaikselt istun ja mõtisklen, mis on olnud, mis tuleb. Ja tavaliselt selle juurde tuleb mul kass ja lööb nurru ja siis ma paitan hoopis kassi ja joon teed. Et see on sinu selline päevarituaal, mida sa tahad päeva alguses teha? Et see on, siis on, ma tean, et ma olen lõdvestunud päeva. Kui ma hommikul saan rahulikult juua oma tee ära. Nii, aga kui keegi tahab sinuga ühendust võtta, tulla sinu sessioonile või ma saan aru, et sa teed, kas see giidindus, kuidas see käib, mida sa üldse teed, kus sinu juurde saad või kuidas sinuga kontakti saab? Giidindus on rohkem selline teenus, aga mida ma teen on väereisid. Väereisid? Väereise korral. Kui ma tahan tulla väereisid, kus ma leian need väereisid, sinu väereisid? Leiab need Facebooki grupist Väereiside sõõr. Väereiside sõõr? Ja. See leiabki niimoodi otsinguga? Ja, Väerännakute sõõr. Okei, nii et kes tahab Anuga minna väereisidel, kus sa käid väereisidel, kus sa käinud oled, on sul mingid lemmikkohad? Et eelmine aasta sai käidud 2 korda Türgis, 2 korda Leedus ja 2 korda Soomes. Aga mis tulevikuplaanid on? Ja tulevikuplaanid on nüüd märtsis lähme Jaapanisse. Wow. Ja siis... Kas seal on vabu kohti veel, kui keegi tahab liituda? Ei, sinna ei saa. Sinna ei saa, see on täis? See on täis. Nii, aga kus on ruumi veel, kuhu saab liituda? Ruumi liitumiseks on mai alguses Türki. Mai alguses Türki. Ja mis te teete Türgis, kui te lähete? Mis see tähendab väereis? Ja me läheme rändama rohkem iseendaga iseendasse. Ja siis mitte ei käi nende põhituristikates, vaid te käite kuskil mujal? Me käime kuskil mujal, me käime Türgis väekohtades ja me teeme natuke turismi ja natukene tööd iseendaga ja mis ongi transformatiivsed muudatused. Ehk siis iga kord on mõnel osalejal toimunud väga suur transformatsioon. Tavaliselt nendel, kes ei ole rahul. Käivad läbi mingist protsessist? Käivad mingist protsessist läbi ja siis aasta või 2 hiljem siis saavad aru, et see oligi hoopis muutus tema enda jaoks. Milliseid inimesi või taotlusega inimesi sa ise ootad sinna väereisile näiteks, kui keegi näiteks kuuleb ja vaatab seda, kuidas sa ise tunned, et millised inimesed, või kui nii saab üldse küsida, kellele see sobida võiks? See sobib, tegelikult ta sobib täpselt neile, kes sinna kohale tulevad, et see on jälle energia tõmbavad, sobivad inimesed kokku. Et tulevad need, kes kedagi ärritavad, tulevad need, kes kedagi meelitavad, et peeglid oma vahel. Okei, kui peegleid ja sina viid nad kuhugi väepunkti ja lahti. Ja seal hakkab vaikne tööpilt. Super. Individuaalseid sessioone sa teed kus kohas siis? Individuaalseid sessioone teen, nii nagu juba kuulda oli Tartus ja Pärnus ja Tallinnas. Sa teed kogu aeg nagu tiirutad? Ja tiirutan ringi. Ja nende, kuidas neid saab sinu Facebooki lehelt või kus sind leiab? Ja Facebooki lehelt Anu Altmets leiab. Ja sealt saab sulle sõnumi saata, et kus sa oled praegu Anu, on see Pärnus, on see Tartus, kus ma sind kätte saan? Ja üldiselt võib kirjutada ja siis isegi kui ma ei ole Tartus või Pärnus, siis saab kokku leppida, et vahest olen ka suvisel ajal metsas.
ja saab metsas lõkke ääres istuda ja vaadata, mis seal sees toimub. Ühesõnaga, kes tahab minna väereisile või individuaalset sessiooni Anu käest, võtke Anuga ühendust. Aga kui sa tahad ise veel midagi lisada? Et mina julgustaks inimesi transformatsioonile ja muutustele. Et isegi kui me ei julge seda sammu teha, seda ust avada, siis kui selle ukse lahti teed, siis see, mis hakkab tulema, on imeline. Olgu selleks siis kehaga tervis või mis tahes muud rikkused ja avardumised. Ma olen näinud oma klientide pealt, et kuidas need muutused, mida ma olen aidanud inimestes avada, on olnud imelised. Nii et tänud kõigile, kes te vaatasite ja julgustame teid aastat 2026 kasutama transformatsiooniks. Ja. Aitäh, Anu, et sa tulid rääkima, jagama kogemust ja kindlasti näeme veel. Aitäh kutsumast.